Jah. Me sinuga, kui me seda saadet kokku panime, millest me siin täna räägime, me omavahel puudutasime seda sauna teemat ka. Ma olen ka nagu sauna fänn, aga ma ei saaks öelda nagu võib-olla fänn on vale öelda, ma käin võrdlemisi harva, aga tahaks rohkem käia, aga ei viitsi lihtsalt. Ja üksi on igav ka, aga kuidagi võib-olla peaks hakkama rohkem ennast ärutama. Aga ma vaatasin Brian Johnsoni ühte videot, mis oli konkreetselt nagu saunapõhine. Ja sealt mulle jõudis minu kõrvu ja läbi selle helilainete jõudis nagu kõrvu huvitavaid mõtteid, mida polnud nagu varem mõelnud. Ja üldse võib-olla isegi teadnud nagu sauna kohta ja raputas mõne mõttes, heas mõttes, et pani mõtlema, et miks me nii vähe tegelikult seda nagu teeme. Teistpidi, kuidas on see niimoodi juhtunud, et meil see saunakultuur on siin Põhjamaades nii tugev versus USA, et seda oli näha, et ilmselgelt seal on täitsa võõrasse. Temperatuurid on madalad, pigem peesitad seal saunas, keha otsas vatti ei saa, aga meil ikkagi siin põhjanaabrid ka pana täitsa hullu ja meie siis järgneme neile. Et see on päris huvitav kultuur ja kõige šokeerivam fakt vist oli, ma arvan, mul see spermatosoidide tootmise juures. Et jääkott meestel võiks olla munandite peal püksis sauna ajal. Ja see oli nii lahe, kus ta näitas ära selle testi, mis juhtub, kui ei ole mingi aeg seda jääkotti ja mis juhtub, kui siis on. Ja see oli mingi drastiline muutus, see võiks 50% lausa, oli see fertiilsus siis nagu kõrgem. Nendel, kes siis kasutavad saunas meesterahvana siis munandite peal jääkotti või mingi külmainet. Ja see pani nagu mõtlema, et what? Ja nii lahe, et Brian teeb seda. Selle koha pealt, ma arvan, et saab väga palju heiti ja väga palju nagu hukkamõistu ja ma kujutan ette ka sina või kes iganes treener, kes võib-olla läheb natuke nagu sellest normist üle või mida tavamass nagu teeb üle võlli nii-öelda äärmusesse. Siis, mis tegelikult ei ole äärmus, on valikute küsimus, väärtuse põhisus. Siis oled ka võib-olla selline patoinas, kui vaadatakse viltu, et see on ikka täitsa sõge treener või see on sõge inimene. Või kes ta siis tahab olla, kas ta on treener või kas ta on arst või mis asi ta on. Ma olen ikkagi treener, aga mul on võib-olla natukene, ma näen asju laiemalt ja ma näen nagu seoseid ja ma olen endiselt treener, aga ma ei ole selline treener, kes lihtsalt seal jõusaalis hantlite vahel rügab ja lihtsalt jõusaali kavasid väljastab. Et ma ise tunnen, et ma tahan ise teada rohkem. Ja need inimesed ka ju, kes minu trenni tulevad, nendel on ju mujal elus ka mingid mured ja probleemid ja sagel eriti personaaltreeningus, see on ikkagi nagu selline psühholoogi vastuvõtt ka seal samal ajal, eks ole. Et nendel on endal väga palju küsimusi ja alati, kui ma ise näen, et mis osades need nii-öelda kliendid saaksid nagu natukene nagu upgrade'ida või paremaks midagi muuta, siis ma tunnen, et see on minu püha kohustus seda neile edasi anda ja öelda. Kas tunned ka seda, et tänases ühiskonnas me oleme jõudnud punkti juba mõnda aega, aga täna tundub, et see on nagu kuidagi eskaleerunud see mõne mõttes või võimendatud. Et need, kes teevad asju tavamassist erinevalt, lähevad kuskile spetsiifiliselt sisse, võtavad ekstreemseid meetmeid kasutusele enda heaolu nimel ja pika heaolu nimel, siis neid peetakse nagu weirdood. No valge vares nagu. Jah, sa oled kahtlane inimene. Jah, ma võib-olla seda kahtlast inimest väga ei ole isegi tundnud, aga ma ütlen ausalt, et mind ei ole ka see suuremalt jaolt väga huvitanud. Et mis minust mõeldakse, vaid mina nagu teen oma tööd hästi kirega, hästi südamega, käin, uurin, loen, kuulan podcast'e, käin konverentsidel, lihtsalt uurin asja, sest see on minu enda jaoks lihtsalt nii põnev, et selles mõttes võib-olla olen nagu väikest viisi alkeemia huviline, et ma nagu tahaks ka teada kõiki neid pisiasju inimese organismist ja tema toimimisest ja kuidas seda nii-öelda bioloogilist vanust noorendada või nii-öelda tagasi tuua, eks ole, see on minu jaoks nii põnev lihtsalt nii põnev teema, jaa. Aga tulemegi selle juurde, jaga natuke seda, ma ei mäleta, millal meil viimane tegime sulle laivi viimati. Jaa, see oli... Tegelikult on meil 3 siis eelnevad vestlust juba olnud. Jah. Lihtsalt see 3. oli konkreetselt Upgrade Life'i raames. Jaa, ja see oli äkki maikuus. Jaa, oli maikuus. See oli maikuus. Enne suve. Jaa. Et kes tahab, läheb otsib selle ülesse. See vist on äkki saadava kuskil isegi veel ja kui ei ole, siis võib-olla kirjuta rääki, me leiame selle kuskilt ülesse. Igal juhul... Mis on muutunud vahepeal? Mis tarkust on sinna sisse kogutud? Mis sa teinud vahepeal? Mis ma teinud olen vahepeal? No olengi võib-olla natuke rohkem seda kogu stressi manageerimise teemat uurinud. Ja võib-olla, see on mind jälle alati paelunud, et mismoodi siis stressitingimustes, mismoodi siis inimese kehas need füsioloogilised ja biokeemilised muutused toimuvad, mismoodi siis inimese keha käitleb energiat ja kuidas see nagu erineb tavapärasest seisundist. Aga ma arvan, et võib-olla isegi veel suurema tõuke
andsid mulle suvel mõned Sergei Saadi kuulatud seminarid, kus ta räägib ka sellest päris palju ja siis Kopenhaagenis käisin nüüd oktoobri alguses. Seal oli selline siis Copenhagen Health Week, mis on selline 2-päevane tervisekonverents. Ja seal, sellised üritused on minu jaoks põhimõtteliselt nagu vahukooretort, mõtlen ausalt. Sõitsin sinna üksinda kohale, võtsin hotelli, istusin 2 päeva hommikust õhtuni reaalselt ja kuulasin neid loenguid ja kirjutasin, nii et käsi oli kange. Ja seal oli ka 1 päev oli ikkagi väga suurel määral pühendatud just nimelt nagu stressi manageerimisele ja nii-öelda siis stressi vastupidavuse kasvatamisele, sest et elu läheb ainult segasemaks, negatiivsed uudiseid tuleb uksest ja aknast, me ei saa nagu seda kuidagi maha võtta või nii, eks ole, et sotsiaalmeediast tuleb igasugust infot. Meie enda elud lähevad keerulisemaks, eks ole, ambitsioonid tõukavad meid tagant tööl järjest paremaid tulemusi tegema, eks ole, meil on tähtajad kukil, siis meil on lapsed ja see kogu see helikoptervanemlus. Mul endalgi, eks ole, et ühte vaja viia punktist A punkti B ja siis teisel on samal ajal mingi jõulukontsert ja 3. on veel mingi 3. probleemiga, eks ole. Ehk see kõik ju, ega see ei muutu. See ei muutu. Ehk siis väga palju olulisemaks saab see, et kuidas sina suudad sellest toime tulla, mida sa enda heaolu jaoks teed, et sa kogu aeg selles võitleva põgene moodis nii-öelda ei ole. Ja kuidas seda stressi vastupidavust kasvatada, et see stress resilience oli ka üks hästi oluline teema seal samas Kopenhaageni konverentsil. See on nagu lihtsalt põnev, see on täiega põnev. Aga mis on selline, ütleme, niimoodi, ma saan aru, et quick fixi pole olemas ja kõik võtab aega ja võib-olla on ka individuaalne inimeste erinev, aga mis on see üks selline suurimaid stressiga toimetuleku, ma ei tea, tööriistu või vahendeid, mida täna saaks nüüd kohe praegu kasutada, kui mul tekib? Nüüd kohe saad kasutada seda sauna näiteks. Kodus sauna pole, lähen jõusaali siis või? Lähedki jõusaali, lähed jõusaali sauna, sest et tegelikult, kui sa oled trenni inimene, siis enamus jõusaalides on saunad olemas. Ja ma räägin nüüd enda kogemusest. Ma olen väga pikalt olnud treener, aga ma hakkasin seda sauna regulaarselt tegema 1 aasta tagasi. Ehk varasemalt ma mõtlesin ka, et see on nagu selline tore koht, kus higistada pühapäeva õhtuti, eks kodus teed väikse sauna. Aga ma ei mõelnud seda üldse nagu edasi, mis on need kasutegurid nii-öelda saunal veel ja neid on terve rida, eks. Ja kui ma hakkasin selle kohta nagu rohkem uurima, Soomes on väga palju tehtud sauna teemalisi uuringuid, kuna soomlased on saunarahvas, siis nad on seda ka väga palju teaduslikult uurinud. Siis ma arvan, et tutvumine nende uuringutega pluss nendel samadel Biohackers Summititel käimine, kus on ka see sauna teema on alati olnud väga ja sellest väga palju räägitakse seal, siis see nagu veenis mind ennast, et ma peaks proovima. Ja senimaani, ja see on jälle kättevõtmise asi, ütlen ausalt, ma olen täielik maksimalist, mis puudutab aega. Ma tahan ikkagi oma päevakava tõmmata niimoodi täis tunni haaval, et ma, kui ma õhtul koju sõidan, siis ma tunnen, et ma olen ikkagi nagu mäe tipus, top of the world on ju, ma olen kõik ära teinud, jube kõva ja nii edasi. Ja võt sellises perfektsionismis või selles suures saavutuses sa tegelikult lükkad nagu sellised asjad nagu saun peale trenni täiesti kõrvale. Ma isegi olnud selle peale mõelnud, et seda sama treeningut, kus ma just tulin, ma olen seda aastaid andnud kell 9. Ja vanasti, mis ma tegin? Ma alati panin kella 10 endal järgmise kliendi, alati. Ehk siis ma ei saa ju, mul on vaja 10 panna ja 11 ja 12 ja 13 ja nii edasi. Ja kui tuleb õhtu kätte, siis sa enam ei lähe sinna sauna, selles mõttes siis on vaja koju minna, eks. Ehk siis ma hästi teadlikult võtsin selle otsuse, et ma panen esimese kliendi 10:30. Ja see on puhtalt sinu enda otsus, eks. Ja tegingi seda sellepärast, et teha peale seda trenni seda sauna. Ja selle aastaga ma tunnen ise on väga palju muutunud minus endas ja minu enda stressi manageerimisega ka, selles mõttes, et praegu, kui ma vaatasin oktoober ja november olid mul hästi tihedad. Mul oli kuidagi nädalavahetustel ka mingid üritusi, mingid asju vaja ette valmistada, ühesõnaga tegemist oli. Sauna ma ära jätnud, reaalselt ei jätnud 3-4, ideaalnädalal 4 korda käin saunas 20 minutit. Nagu
on siis nii-öelda ühe jutiga 20 minutit. Ja see on nagu nii-öelda siis nende saunauuringutega selline suurim kasutegur on 19 minutit vähemalt 4 korda nädalas. Ja mis temperatuur? 80 kraadi või? 70-80, ei ole üldse kõrge. Ja ma hästi teadlikult hakkasin seda lihtsalt tegema, ma võtan seda aega vähemalt 3 korda nädalas, ilusal nädalal 4 korda. Ja see tegelikult praegu mind ka siit oktoobrist ja novembrist tõi ilusti läbi. Et ma tunnen, et jah, tegemist on natuke rohkem, aga tegelikult see nagu kannab. Ehk küsimus taandub ikkagi selle juurde, et prioriteedid ja sina, et sa võtad päriselt selle aja, eks ole, sa saad neid mikropause teha ka muud moodi, kas või päeva keskel. Toon veel ühe näite võib-olla, see oli eelmine nädal äkki. Oli jälle selline suhteliselt sebimine, aga mul oli vaja sõita personaaltrenni andma Viimsisse. Ja mul oli selline väikene ajaline süke vahe. Nii, ja ilus ilm oli, kuigi on juba jahejuks, aga päike paistis. Sõidan mina seal mööda seda teed siis Viimsi poole, ja mere ääres vaatan, no nii ilus päike paistab, see oli mingi kella 3 aeg. Päike oli seal Tallinna kohal, nagu imeline, väga ilus oli. Parkisin auto ära ja päriselt ja läksin lihtsalt seal mere äärde, leidsin selle pingi sealt ja istusin 10-15 minutit ja lihtsalt vaatasin seda kõike, mis on minu ümber. Ja see on nagu teadlik aeglustamine. See on see, et sa tuled kohale, et sa tuled hetke. Ja see on ka üks nipp, kuidas seda sama nii-öelda stressitaset langetada või siis nii-öelda uitnärvi aktiveerida, mille kaudu sul tekib selline see puhka ja seedi nii-öelda mode. Ja see on nii lihtne asi, see on nii lihtne, sa lihtsalt lükka auto kõrvale ja võta see 15 minutit ja ära istu telefonis, vaid ole lihtsalt päriselt kohal ja vaata seda nii-öelda panoraamvaadet, öeldakse selle kohta, panoramic view. Seda on väga raske teha ja selle kohta paljud võivad öelda, et see on aja raiskamine, mul ei ole seda võimalust ja võib-olla ei suudagi kohal olla, saad juba nii nagu rattas kogu aeg, et sa ei suudagi nagu maha ennast korraks laadida seda tegevusest. Aga see ilmselt võtab aega ja natuke sükest harjutamist tahab. Jah. Okei. Kas sa veel midagi põnevat sauna kohta lisada? No minule meeldib veel seda sauna kombineerida külma dušiga. Ehk ma teen seda vaheldumisi ja seal on ka tegelikult mitu mehhanismi, et see külm duš iseenesest ka jälle samamoodi seda parasümpaatilist närvisüsteemi aktiveerib ja toob seda lõõgastust põhimõtteliselt. Ja samas on, ma ei tea, kui palju sa oled kuulnud pruunist rasvast? Üldse mitte. Väga vähe. Ja siis see pruuni rasva nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, külmaga kokkupuude iseenesest siis meie kehas nii-öelda tõstab pruuni rasva taseme osakaalu. Meil on mitut tüüpi rasvarakke kehas. Valged rasvarakud on lihtsalt siis need, mis täidetakse energiaga ja siis kui sa võtad kaalust alla, siis need rasvarakukesed kergelt tühjenevad ja nii ongi. Siis pruun rasv on selles mõttes nagu natuke eriline, et pruuni rasva värvib pruuniks raku sees olevad mitokondrid. Ja need mitokondrid teatavasti siis on need väikesed organellid, mis toodavad energiat. Ja kui need rasvarakkude sees on, siis nad toodavad soojusenergiat. Et see on hästi huvitav, et sa saad tegelikult nagu jutumärkides kaalu langetada tänu sellele pruunile rasvale või nagu kaalu paremini kontrollida. Ja just, et see külm duš tegelikult aitab seda poolt. Ja jällegi jah, et külm vesi veel näkku, niimoodi mitu korda visata, samamoodi tõstab dopamiini taset, et sa kohe nagu oma ajukeemias tegelikult tunned seda. Jäävann? Jäävann iseenesest töötab ka, aga samas ütleme jäävanniga on see lugu, et jälle selline 40+ naised väga ei soovitata seda jäävanni ja üleüldse, et contrast therapy oli ka üks teema, mis seal Kopenhaagenis nii-öelda läbi käis, mis ongi siis see külma ja kuuma vaheldumine. Et seal ka näiteks ikkagi öeldi seda, et kui inimesel on ikka pikaaegne krooniline stress, siis see võib mõjuda talle nagu liigse stressorina, eks. Et iga asi, mis on meile nagu kergelt stressi tekitav ja külm selles mõttes ju on ka kergelt stressi tekitav. Et siis see võib-olla pole hea mõte ja ütleme seal 40+, ütleme perimenopausis naistel ka samamoodi. Sest et neil seoses nii-öelda siis hormoonide muutusega kehas ja või seal tasakaalu muutusega kehas sageli võib kortisool tõusta nii-öelda kõrgemaks ja siis see
sihuke pikaaegne nii-öelda cold exposure ei ole võib-olla hea mõte. Aga dušis ma otseselt nagu sellest muret ei näe. See kuuma-külma vahelduv teraapia või siis kogemus või praktika, ega see midagi kõigil ei sobi vist, on niisugune tunne, et võib-olla see on lihtsalt puhas harjutamise küsimus, aga mul osad inimesed on väga nagu kuumalembelised ja jälle on sellised, kes tahavad pigem mitte saada kuumust või vastupidi siis mitte saada külma. Ja ma ise tegelikult mulle alguses ka see nagu väga ei istunud. Et see natuke nõuab harjutamast, päriselt. Sest et ega teistpidi ma ei olnud ka nagu väga suur saunafänn, et mulle meeldis nagu pühapäeviti seda aeg-ajalt teha ja see oli nagu mõnus. Aga ma ei teinud seda ka näiteks iga nädal ja kuidagi mul oli seal nagu palav ja siuke ebamugav ja niisugune uimaseks võttis ja aga ma ei tea, nüüd on nagu teistpidi, päriselt, et täna hommikul mul oli eile õhtul dilemma, et mis ma nüüd täna hommikul teen, et kas ma käin lihtsalt kähku trennis, annan ära, eks ole, ja siis jooksen siia või ma käin ikkagi see tavapärases reedeses saunas ka ära. Ja ma täna hommikul ikkagi otsustasin, et ma ei suuda sellest saunast loobuda, nagu päriselt ka, et nüüd on nagu teistpidi, et ma tahan seda teha, sest ma tunnen ennast nii hästi seal ja ma tunnen just nagu selle, ja külmavares ma olen ka, et selles mõttes, ega mul külm ei meeldi. Aga seal, kui sa oled saunas, nagu selle keha saanud kuumaks, see on nagu mingi õige hetk peab olema, kui ma tunnen, et mul on päriselt jube palav, siis ma lendan sinna täiesti külma duši alla, see on võib-olla minut, eks. Nii ühtepidi, teistpidi. Ja siis, kui ma lähen sauna tagasi, siis see hetk on nagu väga see on kaif tunne. See on väga kaif tunne. Ja ma ütlen ausalt, et võt sellel hetkel siis ma tunnen, kuidas mu keha lõdvestub seal saunalava peal, kui ma lihtsalt selline tunne, et kukuksin kokku. Ehk siis see töötab, see päriselt töötab, ma tunnen nagu tõesti seal lõdvestust. Ja mul oli hästi pikalt selline eelarvamus, et hommikupoole, et mis asja, pärast ma olen uimane ja kuhu ma siis lähen, et ma pean päris kuskil tööle minema. Ja tegelikult see päevane saun ei tööta üldse nii. Et õhtune saun võib olla nagu vägagi uinutav, eks ole, läheb päris koju. Aga et see hommikune saun absoluutselt nii ei tööta, väga hästi. Pärast pea on väga selge ja nagu sa oled vaimselt terav. Mulle meeldib selline vaimse teravuse tunne hästi. Räägime korra naiste meeste erinevuses ka. Ja mitte ainult nagu sauna poole pealt. Eks seal on ka mingid eripärad võib-olla mehed kannatavad rohkem, ma ei tea. Ja, aga samas, tead see 100-kraadine saun ei ole kellelegi otseselt tervislik, ma arvan. Et selliseid uuringuid on ka seal Soomes jälle tehtud palju, et ikkagi mingid kraadid üles on jälle teistpidi on nagu neid negatiivseid näitajaid ka. Just, et südame-veresoonkonnal on ikkagi see siis teistpidi väga suur koormus, kuigi iseenesest saun on ka puhas kardiovaskulaarne treening. Et peale trenni sauna teha veel seal on veel omamoodi kasulikud nii-öelda toimed.